Suur aitäh, et kutsusite mind siia. Siin on olnud väga tore ja mul on väga suureks auks siin olemine. Ma tahaksin ka tänada organisaatoreid fantastilise õhtusöögi eest Vanalinnas. Suur aitäh. Vaatasin peale õhtusööki oma PowerPointi peale seda veini ja toitu, polnud mingit mõtet sellega tegeleda, läksin lihtsalt magama. Minu perspektiiv on natuke teistsugune kui teiste siinkõnelejate oma. Kõigepealt lühidalt minu taustast. Peale magistreid sotsioloogias ja sotsiaalteadustes töötasin 10 aastat sotsiaaltöötajana noorte inimestega, kes on tegelenud kuritegevusega ja kellel on sõltuvusi. Idee oli ehitada üles suhteid, usaldust, teha nendega igasuguseid tegevusi, rääkida, pidada ühendust peredega, koolidega ja nii edasi. Peale seda läksin tagasi ülikooli ja kirjutasin oma doktoritöö ja viimased 10 aastat olen uurinud koolikiusamist ja tegelenud vanglauuringutega. Minu presentatsioonis keskendun 2 projektile, millega ma tegelenud olen. Esimene on subkultuuriline jaotus ja emotsionaalne töö vangla ametnike seas Rootsis. Ma arvan, et üks Norra kolleegidest eile rääkis sellest, kui tähtis on kuulata vangide seisukohta. Ma olen sellega nõus. Aga me täna ei kuule mitte ainult vangide seisukohti, vaid ka vangla ametnike seisukohti. Vangla ametnike häält. Vangla ei ole mitte üks kultuur, vaid mitu kultuuri ja vangla ametnikud sotsialiseeritakse teatud moel või nad suhtlevad vanglidega teatud moel sõltuvalt sellest, millises tiivas või üksusest nad töötavad või millised on nende tööülesanded. Teine projekt, millega ma olin seotud, oli vanglapõhine ravi Põhjariikides, kus me vaatasime konkreetselt seda, kuidas töötab ravi Põhjamaades, mida ütlevad vanglaametnikud ja mida ütlevad vangid. Torsten Collin, minu Taani kolleeg, organiseeris selle projekti. Ta oli selle projekti juht Taani poolt. Ja mina olin siis Rootsi-poolne projekti juht, kuid minu hea sõber Torsten oli see, kes kogu selle asja organiseeris. Ja üks lonks vett. Niisiis. Selle võime vahele jääda. Rootsi narkopoliitika on väga piirav. On palju valitsusväliseid organisatsioone, kes nõuavad sellist ranget poliitikat ja neile on tihedad sidemed valitsusega ning sõltuvalt ja vähe mõjutab see, kas tegemist on parempoolne sotsiaaldemokraatide või koalitsioonivalitsus, on Rootsi valitsusel olnud alati väga piirav narkopoliitika. Kahjude vähendamine ei ole alternatiiviks üldse Rootsis. Rootsi poliitikud näevad Hollandi olukorda kohutavana. Isegi kui on teaduslikult tõestatud, et meetmed kahjude vähendamise puhul oleksid suureks abiks. Meil on väga väike nõeldevahetuse programm Rootsi lõuna osas. Uppsala kandis väike metadooni programm, aga sellega liituda on väga keeruline. Ja meditsiiniliselt toetatud ravi on väga väikese ulatuslik.
Vanglates mingit nõelte vahetamist ei toimu, kahjude vähendamist vanglates ei toimu, väga väike meditsiinilise abiga programm inimestele, kellele on tähelepanuhäire. Ja Rootsi vanglates suitsetada ka ei tohi, te võite suitsetada siis, kui te käite jalutamas ja teile antakse teie sigaretipakk, teile ei lubata süüdata ise sigareti, vangla ametnik süütab teie sigareti ja siis peate paki vangla ametnikule tagasi andma. Nii et see on totaalne abstinentsi poliitika, mingisuguseid narkootikume Rootsi vanglates ei ole, seda on raske uskuda, aga ma ütlen teile ka, miks see nii on. Meil on 46 vanglat, 6 tükki nendest on naistele, meestele on umbes 5000 kohta ja 250 kohta naistele ja kõige suurem vangla Rootsis, seal on umbes 250 vangid. Meil on umbes 5000 vanglaametnikku, kes töötavad Rootsi vanglates ja 35% nendest on naised. Vanglad on jagatud 3 turvakategooriasse, üks on kõrgturvalisusega suletud vangla, teine on samuti suletud vangla ja 3. on avatud vanglad, kus päevasel ajal on võimalik tööle minna. Vanglad on väga erilised institutsioonid. Me oleme kohtunud oma teadusuuringute käigus fantastiliste vanglaametnikega. Nad on pühendunud, humaanne lähenemine. Ja kui me neid küsime uuringutes, mis on nende motivatsioon olla vanglaametnik, siis umbes 85% ütleb, et nad tahavad maailma muuta, nad tahavad töötada inimestega, ehk neil on lugupidav ja humaanne suhtumine sellesse, et olla vanglaametnik. See ei ole ka niisama lihtne, aga nagu ma teile näitan, ei ole vanglad tegelikult üks kultuur, nad on erinevad kultuurid ja kui te tulete sinna uue vanglaametnikuna, siis teid sotsialiseeritakse erinevatesse kultuuridesse selles vanglas. Sõltuvalt sellest, millisesse osakonda või millisesse tiiba teid juhtutakse panema. Vanglaametnikud. See on väga raske töö, väga stressirikas. Võib-olla on mõnikord on võib-olla ressursse vähe, inimesed on teie üksuses võib-olla haiged, peate tegema topelttöö. Vanglid võivad teid provotseerida, nad püüavad teie kannatlikkust proovile panna, tegemist on väga-väga nõudliku tööga. Ja ma väga respekteerin inimesi, kes suudavad vanglates töötada ja kes tahavad selle inimeste rühmaga töötada. See on ka institutsioon, kus tuleb tasakaalustada kontrolli, turvalisust ja rehabilitatsiooni. Need inimesed ei ole vanglas selleks, et nad saaksid teha, mida iganes nad teha tahavad. Nad on seal ühel põhjusel. Peab olema ka kontrollimeetmeid samal ajal. Peab teie suhtumine olema lugupidav ja humaanne. Näha neid inimeste mitte objektidena, vaid subjektidena, kellel on oma ressursid. Aastal 2004 oli meil Rootsis dramaatiline põgenemine range režiimiga vanglast. Selle põgenemise käigus lasti maha üks politseinik.
Rootsi vanglate ja kriminaalhoolduse peadirektor lasti lahti. Räägiti sellest, et justiitsminister peaks oma kohast loobuma, aga tema jäi ikkagi ametisse. Julgeoleku ja kontrollimeetmeid tugevdati väga jõuliselt, ehitati rohkem vanglas müüre, need olid kõrgemad, rohkem kasutati detektoreid, kasutati rohkem koeri, dramaatiliselt on kasvanud uriiniproovide tegemise hulk. Samal ajal neid kontrolli- ja julgeolekumeetmed oluliselt kasvasid, samal ajal suurendati dramaatiliselt ka ravivõimalusi, toodi sisse rohkem programme vanglatesse, hariti rohkem vangla ametnikke neid programme vedama ja tänasel päeval on Rootsi vanglate kriminaalhoolduse süsteemis 13 akrediteeritud programmi. Ma ütlesin, et vangla ei ole ühe kultuuril, üks kultuur. On olemas loomulikult üks üleüldine vanglakultuur ja vangla ja kriminaalhoolduse süsteemil on ühine eesmärk nende inimeste jaoks, kes on vanglas. Aga on erinevad üksused või erinevad tiivad, erinevad osakonnad. On raviosakond. Need on diferentseeritud eraldi tavalistest osakondadest, sellepärast et raviosakonna vangid ei tohiks kohtuda vangidega tavaosakonnast, kes ei ole motiveeritud ravile minema. On eraldi range režiimiga osakonnad, kus on inimesed või vangid, keda peetakse väga ohtlikuks. On tavaosakonnad. Enamik osakondi on loomulikult tavaosakonnad. Inimesed ei ole huvitatud ravile minemisest või neid ei peeta nii ohtlikuks, et nad peaksid olema eraldi range režiimiga osakonnas. Suurtes vanglates on töötajad, kes töötavad ainult turvalisusega, nad teevad uriiniproove, nad külastavad elamisalasid, nad käivad ringi otsimiskoertega. Vajalik haridustase vanglaametnikele on keskkooliharidus, ehk te olete umbes 18 aastat, kui te kooli lõpetate, see on siis enne seda, kui te ülikooli lähete. Umbes 30% vanglaametnikest on akadeemilise kraadiga ja vanglaametnikuks saamiseks on 10-nädalane sisekoolituse periood ja ma arvan, et see on Põhjamaades kõige lühem koolitus. Norras näiteks on eraldi kolledž vanglaametnike jaoks, kus nad õpivad 2 aastat Oslos. Vaatame siin erinevaid kultuure ja vanglaametnikke. Ali Hochschild, sotsioloog, räägib 2 asjast. Ta räägib emotsionaalsest tööst. Väga palju inimesi, kes töötavad inimestega, kas siis hoolduses, stewardessid, meie ülikoolis töötame inimestega, vanglaametnikud, me töötame emotsionaalses ametis, see on emotsionaalne töö. Ali Hochschild räägib 2 tüübist emotsionaalsest tööst. Üks on pinnapealne käitumine ja teine on süvakäitumine. Pinnapealne käitumine on see, kui näiteks stewardess lennukis
peab kogu aeg naeratama ja olema sõbralik kõigi reisijate vastu lennukis. Ja siis on seal 2 purjus idiooti, kes tahavad veel viskit ja ta peab ikka veel naeratama ja mõtlema, need kaabakad. Järgmine kord ma viskan nad lihtsalt välja. Ta muutub agressiivseks, aga peab naeratama. Kuidas seda tööd teha? Väga pika aja jooksul, naeratades, kuid sisemiselt tunda ennast väga teistmoodi. Te tunnete võõrandununa ja te muutute küüniliseks kõigi inimeste suhtes, kellega te koos töötate. Teisest küljest, kui tegemist on süvakäitumisega, autentsemad tunded nende inimeste suhtes, kellega te koos töötate, siis te väsite ära. Emotsionaalset stressi on rohkem, aga ka rahulolu tööga on teine. Te tunnete, et te teete midagi. Te tunnete isikliku saavutuse tunnet. Ehk kui te vaatate vanglaametnikke, siis raviosakondades, siis nende suhtumine või nad näevad vange positiivselt, sest nad on raviosakonnas. Seal on grupisessioonid, neid võib näha ka rituaalidena ning teoreetiliselt, ma ei lähe siin väga sügavuti, Ameerika sotsioloog on välja töötanud teooriad intellektuaalsete rituaalide kohta, ehk siis grupisessioonid, neid on võimalik näha rituaalidena. Jalgpallimäng, kus oma meeskonna fännid karjuvad ja kannavad kodumeeskonna särki, see on fantastiline rituaal. Ja kõik selles grupis tunnevad teatud ühtsustunnet. Ja nad tunnevad emotsionaalset energiat. On õige siia rühma kuuluda, ma tunnen ennast siin tugevana. Ja raviüksuses on teatud rituaalid. Nad tulevad kokku, neil on terapeutiline rühmatöö ja see loob enamasti teatud kogukonnatunde grupis. Ehk vanglaametnikud tegelevad rohkem hoolivama emotsionaalse tööga, sügav, autentne tegutsemine, aga nad tunnevad ennast ka kurnatumalt. Sest raviosakonnas suhtlevad nad vangidega kogu aeg, terve päev. Ja see loob väga palju emotsionaalset stressi, kuid samal ajal ka tööga rahulolu. Suhted vanglaametnike ja vangide vahel raviosakondades viivad ka teatud kogukonnatundeni. Nad kutsuvad üksteist nimepidi, nad peavad üksteisest lugu ja nii edasi. Selline on olnud meie kogemus käies paljudes raviosakondades Rootsi vanglates. Siin ütleb vanglaametnik, me töötame osakonnas, kus julgeolek on meie tõsine, kus julgeoleku annab meie lähedased suhted vangidega. Julgeolek ehitatakse üles vastastikusele usaldusele. Meie usaldame neid ja nemad usaldavad meid ja meie usaldame neid. Kui te ainult kõlistate võtmeid, siis see annab vastupidise tulemuse. Ehk usaldus ja suhted on see, mis moodustab raviosakonnas töötamise fundamendi. Mida ütlevad vangid? Isegi kui nad on raviosakonnas, tehakse seal juhuvalimi alusel uriiniteste. Nad peavad vaatama igal hommikul üle elutingimused, nii et vange raviosakonnas täpselt samamoodi jälgitakse ja täpselt samamoodi toimub järelevalve. Aga siin me näeme teistsugust.
teistsugust varjundit, nad ütlevad, meid frustreerib see, kui nad kontrollivad seda, kui mitu käterätikut sul on, kui nad otsivad läbi meie elamisalad ja teevad seda iga päev, see on liiga palju. Tänasel päeval ütlevad paljud vanglaametnikud, et kontrollimeetmetega on Rootsis mindud liiga kaugele. Jah, ühest küljest võib öelda, et kontrolli on liiga palju, eriti turvatöötajate poolt. Nad peaksid üles näitama suuremat respekti. Teisest küljest on kontrolli okei, me ei taha siia raviosakonda narkootikume, nii et siin on teatud tasakaal. Nad on motiveeritud minema ravile ja nad ei taha mingisuguseid narkootikume sellesse osakonda. Ja okei, me lepime sellega. Teine tõlgendus on see, et nad on sotsialiseeritud sellesse kontrolli institutsiooni ja samamoodi kuidagi nagu loobuvad sellest, nii et siin on, seda on võimalik väga mitmel moel näha. Aga enamasti on meie kogemus minu teadusuuringute rühmas olnud selline, et need kaks tsitaati on kõige tavalisemad, mille ütlevad välja raviosakonnas olevad vangid. Ma ütlesin, ma ei tea, kas teil on seda kogemus siin Eestis küll olnud, aga ma ütlesin, et on erinevates tiibades, erinevates osakondades on kultuur erinev. Kuidas töötajad, vanglaametnikud raviosakonnas näevad töötajaid range režiimiga osakonnas, kes tulevad ja teevad uriiniproove ja nii edasi. Tihti me ei tea, mida turvatöötajad teevad, nad nuhivad ringi. Mõnikord meil tekib tunne, et nad näevad meid turvareskina. Turvatöötajatel on rangem suhtumine, mõnikord kutsume neid KGB-ks või CIA-ks. See ei ole hea. Kui eesmärk peaks olema ühine, siis peaks olema rohkem ka sarnane suhtumine või mõtlemisviis võiks olla sarnasem. Ja see on üks selgitus selle kohta on see, et Rootsi vanglates täna erinevad osakonnad muutuvad ikka spetsialiseeritumaks. Nad ei tea, mida teevad teised osakonnad või üksused, nii et nad loovad imidžeid sellest, selle kohta, mis nad teevad oma peas ja see väljamõeldud seisukoht muutub reaalsuseks. On selge, et turvatöötajatel on rangem suhtumine ja nende suhtumine ka vangidesse on teistsugune. Kui te vaatate ravimustri kultuuri, see on rohkem hooliv, süvakäitumine, on neil teatud rituaalid, mis loovad kogukonna tunde. Nad töötavad välja tööidentiteedi, mis väljendab humaansust ja lugupidamist või nad ei peakski seal töötama. Tihti näevad nad formaalseid reegleid ja ettekirjutusi takistusena oma igapäevasele tööle. Näiteks peale seda 2004. aasta dramaatilist põgenemist ja intsidente, kus oli ka surmajuhtum. Vanglaametnikud, kui nad jalutasid vangidega jalutamisalas, võisid nad enne nendega rääkida ja suhelda ja rääkida individuaalsetest probleemidest, kuidas me saame seda lahendada või mitte. Peale 2004. aastat need pidid seisma ja jälgima jalutavaid vange. Ja raviosakonnas ütlesid vangilaametnikud, enne me võisime istuda ja rääkida konstruktiivselt ja suhtlema. Võisime suhelda vangidega, nüüd me peame seisma eraldi ja ainult jälgima vange. Kui te vaatate turvatöötajaid vanglas, siis nende suhtumine vangidesse on palju negatiivsem. Nad alati üritavad meid
nad on alati meist samme ees, meie ülesanne on neid peatada, ütlevad nad tavaliselt. Nad näevad kõiki vange manipulaatoritena, nad üritavad meid petta, suhtumine, ja see käib tööga kaasas. Ja neil tekib selline tööidentiteet, et nad on täiesti usaldamatud. Neil on väga palju formaalseid rituaale, uriiniproovid, salakauba otsimine, läbiotsimised, ja kui nad midagi leiavad, siis nad ütlevad, ahaa, mis ma ütlesin. Nii et selline suhtumine vaikselt areneb nende peas. Ja nad ütlevad, et see on rohkem meie kui nemad. Ja emotsionaalne töö on palju distantseeritum. Oshardi terminoloogiat kasutades muutuvad nad küüniliseks ja näevad vangides objekte. Ja see käib nende tööülesannetega kaasas. Nii et juhtkonnal on väga oluline roll vangis. Nemad peavad rääkima sellise personaliga eetikast, kuidas suhtuda inimestesse, kuidas teha seda tööd ja samas suhtuda teistesse inimestesse austusega. See on huvitav. Intervjueerisime turvatöötajaid ja nad nimetavad raviüksust mähkmeks ja limonaadiks ning kookideks. Need fraasid tulenevad vangidelt, aga töötajad on need kasutama hakanud. Et kas sa lähed mähkmesse või? Ja see, ma arvan, et ei ole kõige parem suhtumine. Nii et kui selle fraasi taha vaadata, siis need inimesed, kes lähevad raviosakonda, ei suuda enda ees ise hoolitseda, neil on vaja mähkmeid. Või nad ainult istuvad, joovad limonaadi ja söövad kooki ja arutavad ebatähtsaid asju, nad ei ole õiged mehed või õiged naised. Ja see ei ole hea kasutada selliseid halvustavaid fraase, kõneledes milleski, mis on vanglas tegelikult väga oluline. Ja siis range režiimiga osakond, kus on ohtlikud vangid. Paljud neist on väga ohtlikud. Ka seal on rituaalid äärmiselt formaalsed ja mitu ametnikku jälgib vange pidevalt koridorides, videokaamerad salvestavad kõikjal. Suhtlus vangidega on distantseeritud ja formaalne ja ka siin on selline pindmine, käitumine, küünilisus ja võõrandumine. Kui meie oma etnograafilisi uuringuid läbi viisime ja intervjueerisime selles osakonnas töötavaid ametnikke ja küsisime, milline on teie suhe vangidega, siis meile vastati, et kui vangid on kongis ja kutsuvad meid, vajutavad nupule ja siis mõnikord me laseme neil oodata mõnda aega. Nad ei tohiks arvata, et nad saavad kohe, mis nad tahavad. See on just selle pindmise, käitumise, küünilisuse tulemus. Nähakse teises inimeses objekti, et nemad meid ei jooksuta. Meie käes on ohjad. Ja samal ajal on ametnikke, kes on analüüsinud sellises osakonnas töötamist ja ütlevad, et selles osakonnas ei tohiks liiga kaua töötada. Muidu muutud küüniliseks ja hakkad vange nägema kui objekte. Nii et siin on
peegeldamisvõimekusega ametnik, kes mõistab, et kui jään siia liiga pikaks ajaks, siis ma hakkan objektifitseerima vange. Nii et see range režiimiga osakonna ja turvatöötajate kultuur, formaalsed rituaalid, inimeste objektifitseerimine ja pindmine käitumine. Ja tavaosakonnas on pidev võitlus erinevate tegevuste vahel, turvatöötajad tahavad, et kontrolliksid konge, vaataksid läbi ruume ja on väga vähe aega, et istuda maha ja rääkida vangidega probleemidest. Siin on vaja tasakaal saavutada kontrolli ja suhtluse vahel. Ressursse on vähe, nii et raskem on saavutada tasakaal ja nad leiavad, et oluline on rääkida vangidega probleemidest, aga samas turvatöötajad sunnivad ja nõuavad pidevat läbiotsimisi. Või öeldakse ka, et turvatöötajad ütlevad, et tavaosakonnas ametnikud, tavaametnikud ütlesid turvatöötajate kohta, et nad vaatavad meid, nagu me ei vääriks sama palju kui nemad. Nad vaatavad meile ülalt alla, kritiseerivad meid ja annavad meile korraldusi ja käsutavad meid ja kunagi ei saa aru, mida nad teevad. Nii et näete, millised on vanglas erinevad kultuurid ja mida ametnikud arvavad. Nii palju siis erinevatest kultuuridest ja kuidas vangla ametnikud ka erinevatesse kultuuridesse kaasatakse. See ei ole lihtne. Ma arvan, et kui ma läheksin ja taotleksin vangla ametniku positsiooni ja tahaksin näiteks turvatöötajatega liituda ja siis hakkaksin neile ütlema, et minu meelest te peaksite oma suhtumist muutma, siis nad viskaksid mind 2 minutiga uksest välja, nii et see ei ole lihtne. Aga nüüd, mul on ainult 5 minutit jäänud, vaatame kiirelt ka ravi. Rootsis on 70. aastates vanglates raviprogrammid ja vanglapoliitika on osa üldisest heaolupoliitikast, aga muidugi mitte 100%. 2001 juurutati tõenditepõhine mõtlemine vanglate ametisse. Tööle hakkas akrediteerimispaneel, kus ka mina töötan, nagu Ühendkuningriigis ja Kanadas, kus me hindame kõiki programme, mida Rootsi vanglates rakendatakse. Kas on tõendeid, et need programmid omavad mõju, on tulemuslikud või on vähemalt lubavad? Ja tavaliselt peame kahjuks teiste riikide uuringutel lähtuma ja näiteks Kanada või Inglismaa uuringut ei ole väga lihtne Rootsi keskkonda üle tõsta, aga nüüd on vanglaamet hakanud ka ise andmeid koguma ja kasutab ka vanglasüsteemi väliseid uurimisinstitutsioone, et programme hinnata. Peamiselt on hinnatud kognitiivse käitumisraviprogramme ja 12 sammu programmi. Viimased 15 aastat on vanglate amet ravis hakanud rohkem tõenditest lähtuma. Kui programmil ei ole vähemalt mingeid teaduslikke tõendeid, et see on lubav või efektiivne, siis seda programmi ei jõustata Rootsi vanglas. Väga palju on eraettevõtteid, kellel on raviasutused ja tahavad teha koostööd ka vanglatega. See on kasumlik
aga väga palju tõendeid selle kohta ei ole, et nende ravimeetodid oleksid tõenditepõhised, lihtsalt hindamisi ei viida läbi. Mida arvavad vangid? Kui me vaatame tavaosakonda ja raviosakonda. Tavaosakonnas ametnikud on igavesed värdjad, siin raviosakonnas nad kohtlevad meid nagu inimesi. Erinevus raviosakonna ja tavaosakonna vahel on, et siin me võime olla, kes me päriselt oleme, me ei pea mingit rolli mängima ja maski kandma ja see on kena. Muidugi see esimene väide, ma arvan, ei ole päris õige, sellepärast et vangid käituvad teisiti tavaosakonnas ja raviosakonnas ja seega suhtumine ametnikesse ka erineb. Ja tavaosakonnas mõjutavad neid teiste vangide hoiakud. Osakondades on ka rituaalid. Kui istud ja avad end, räägid teistele oma sisemaailmast ja näitad oma isiksust teises küljes kui tavaosakonnas, sa pead näitama endast tundlikumat külge. Paljud inimesed siin vanglas ei ole nõus oma maskist loobuma ja oma staatusest. Muidugi nad 100% ausalt ei räägi oma tunnetest, sellepärast et vangla on endiselt selline usaldamatuse õhkkonnaga keskkond ja võib tulla tagasilöök, kui oled liiga avatud. Aga nad ikkagi raviosakonnas räägivad oma lugusid ja tunnetavad üksteist rühmatöö käigus paremini, tekib selline rühmamentaliteet. Ja nad peavad muutma ka seda, mis rolli nad mängivad, kuidas nad ennast teistele inimestele esitlevad. Sa ei saa enam olla see kõva tegija, sa pead kuidagi teistmoodi ennast avama, teisest küljest ennast näitama. Vanglas ei ole vaid üks kultuur. See oleneb osakonnas, kus oled, milline on sinu roll. Kas on selline süva või pindmine käitumine ja suhe vangidega. Paljud vangid ravis ei taha osaleda. Me küsisime vangidelt konkreetselt, et kas te oleksite läinud ravile väljaspool vanglat ja nad vastasid ei. Aga kui nad tulevad vangi, siis nad ütlevad, et ma olen nii halvas olukorras, kui ma niimoodi jätkan, siis ma võin ära surra, see on mu viimane võimalus, nii et ma pean midagi tegema ja ma üritan siis ravi. Raviosakonnas rituaalid mõjutavad kogukonna tunnet nii vangide seas kui vangide ja ametnike vahel. On ka raviprogramme, mida on hinnatud Rootsis. Mõndadel programmidel on väikene mõju, kuid lubav mõju, aga probleem seisneb selles, et mõõdik on retsidivism. Ja paljudel inimestel ikka on tagasilangusi. Ja kui inimene vabastatakse vanglast, siis see uurimisperiood on vaid 1 aasta, see on liiga lühikene aeg. Ja meil on ka vaja rohkem etnograafilisi uuringuid. Me peame kuulama seda, mida ametnikud räägivad, kuidas nemad näevad oma tööd raviosakonnas ja teistes osakondades, mis on vanglaametnike jaoks oluline, mis aitab koostööd vangidega paremaks muuta ja mida vangid ise arvavad. Ja kuidas paremaks muuta raviprogramme nende seisukohast. Selliseid uuringuid on väga vaja, aitäh. Suur tänu. Kahjuks meil küsimuste jaoks aega ei jagu, nii et küsimusi saab esitada lõunapausi ajal.